Kuulsused annavad sageli intervjuusid, et reklaamida oma uusimaid filme, albumeid või telesaateid, mis on hea viis hoida oma fänne kursis sellega, millega nad on tegelenud. Kuid on olnud juhtumeid, kus keegi poleks osanud arvata, et see jääb nende viimaseks intervjuuks enne nende traagilist surma. Number 10. Carrie Fisher jääb igavesti meelde oma printsess Leia Organa rolli poolest Tähtede sõja filmisarjas, kus paljud fännid peavad tema esitusi kõige täpsemateks ja nauditavamateks. Fisher oli teise suure ekraani ikoni, Debbie Reynolds'i tütar, kes kasvatas teda üksi pärast seda, kui tema abielu lagunes, kui Fisher oli veel väga noor. 1973 aastal alustas ta näitlemist Broadway'l, kui ta esines koos Reynoldsiga muusikalis Irene. Ta tegi oma ekraanidebüüdi filmis Shampoo 1975 aastal ning 2 aastat hiljem sai ta oma läbimurderolli printsess Leiaks. Filmist sai hohene hiit ja temast sai üleöö tuntud nimi. Ta kogus kiiresti suure fännibaasi ja kehastas seda rolli veel mitmes tähesõdade filmis. Ta mängis ka teistes tuntud filmides nagu Blues Brothers, Mees ühe punase kingaga ja Kui Harry kohtas Sallyt, kui nimetada vaid mõnda. Kuid kuulsus ja rikkus, mille ta oli saavutanud, tõid endaga kaasa ka mõningaid varjukülgi, nagu see sageli juhtub. Kahjuks hakkas ta sõltuma keelatud ainetest ja tal diagnoositi bipolaarne häire, millest ta rääkis oma viimases intervjuus BBC vestlussaatejuhiga Graham Nortoniga. Ta rääkis neist probleemidest ka oma esimeses raamatus, mis kandis pealkirja Postkaardid äärelt ja ilmus 1987 aastal. Hiljem tehti romaani põhjal film, mille peaosas oli Meryl Streep ja järgmise 7 aasta jooksul avaldas Fisher veel 2 raamatut. 1990 aastal alustas ta tööd stsenaariumide parandajana ning kirjutas autobiograafilise ühe naise etenduse Wishful Drinking, mida lõpuks esitati Broadway'l. Enne oma viimast intervjuud Nortoniga, mille ta andis 9. detsembril 2016, avaldas ta veel 2 raamatut. Ta rääkis sellest, et leidis aastakümneid hiljem oma vanad päevikud pärast suhet näitleja Harrison Fordiga ning märkis, et tema oli tol ajal vaid 19, samal ajal kui Harrison Ford oli 33-aastane abiellus ja lastega mees. Hiljem küsiti Nortonilt, miks ta ei uurinud suhet rohkem, mille peale ta vastas, et ta ei olnud seal selleks, et Fisherit üle kuulata ning otsustas pigem hoida nendevahelist vestlust sujuvana. Ta lisas, et intervjuu päeval tundis Fisher end halvasti ja oli peaaegu oma esinemise tühistanud, kuid lõpuks otsustas siiski kohale tulla ning suutis anda hea intervjuu, teadmata, et see jääb tema viimaseks. Norton ütles, et pärast intervjuu lõppu ja Fisheri lahkumist soovis ta talle head ning ütles, et ta paraneks kiiresti. Kuid mõni nädal hiljem sai ta teada, et Fisher oli saanud infarkti, mis võttis temalt elu. Ta tunnistas, et tal kulus kaua aega, et leppida Fisheri surmaga ja et ta oleks küsinud teistsuguseid küsimusi, kui oleks teadnud, et see oli tema viimane intervjuu. 9. The Notorious B.I.G., tuntud ka kui Biggie Smalls, oli tuntud räppar, keda sageli mainitakse koos Tupac Shakuriga, kuna need 2 artisti olid kibedas vaenus, mis ei saanudki kunagi lahendust. Oma viimases intervjuus ütles Smalls, et ta kahetseb seda vaenu, kuna tundis, et nendevaheline konflikt oli läinud liiga kaugele. Ta soovis selle meediatormi seia taha jätta, mille see tekitas, kuid ta ei saanudki kunagi seda võimalust. Smalls sündis 1972 aastal Brooklynis, New Yorgis, nimega Christopher George Latour Wallace ning leetis suurema osa oma lapsepõlvest Bedfordi linnaosas. Craigie andmete kohaselt läks tal koolis hästi, kuid otsustas koolist lahkuda, pärast mida hakkas ta elatise teenimiseks ebaseaduslikke aineid müüma. Vabal ajal katsetas ta räppimisega ning lõpuks salvestas ta demo nime all Biggie Smalls. Sel ajal töötasid tema ja Sean Combs Uptown Recordsi juures. 1993 aastal sai Smalls oma esimese plaadistuslepingu Bad Boy Entertainmentiga. Tema esimene album ilmus 1994 aastal nime all The Notorious B.I.G. ning see tõi talle Grammy nominatsiooni parima räpi sooloesituse kategoorias. Seejärel hakkas ta koostööd tegema tuntud nimedega muusikatööstuses, sealhulgas Michael Jacksoni ja Mary J. Blige'iga, mis tõi talle veelgi suurema fännibaasi. Järgnenud aastatel oli ta võtmerollis idaranniku hip-hopi plaadifirmade taaselustamisel, mis olid olnud lääneranniku firmade varju jäänud. Ja peagi hakkasid need 2 gruppi omavahel tülitsema. Just siis algas rivaalitsemine Smallsi ja tema endise sõbra Shakuri vahel.
24. veebruaril 1997, kui ta oli parasjagu muusikavideo salvestamise keskel, istus ta maha intervjuuks BET Rap City muusikavideote saatega. Ta mainis, et kavatseb pärast 2-aastast pausi välja anda topeltalbumi nimega Life After Death ning lootis, et see näitab tema mitmekülgsust artistina. Ta rääkis oma minevikust ja sellest, kuidas teda huvitas varem ainult raha teenimine ning lisas, et on lõpuks suutnud lahendada paljud vihaprobleemid, millega ta oma varasemal albumil tegeles. Ta lisas, et teda ei huvita enam raha teenimine ega tänavatel äritsemine ning ootab uut algust. Seejärel küsiti temalt tema rivaalitsemise kohta Shakuriga, kes kaotas elu 1996 mini-aastal autos toime pandud tulistamises. Ta lisas, et loodab, et nende kahevaheline rivaalitsemine saab peagi läbi. Kuid kui Smalls lahkus 9. märtsil Los Angeleses peod, vaid 13 päeva pärast oma viimast intervjuud, sattus ta samuti autos toime pandud tulistamise ohvriks ja kaotas elu. Siiani pole rünnaku eest vastutavat isikut või isikuid tuvastatud, kuigi on vihjatud, et see korraldati kättemaksuks Shakuri vastu toime pandud rünnaku eest. Samuti on vihjatud, et mees, kes võttis Smallsilt elu, oli Bordel Faus, jõuguliige, kes kaotas elu 2003. aastal, kuid see on endiselt spekulatsioon, sest juhtum pole kunagi lahendatud. 8. Mõned muusikud murravad pildile tänu kaasahaaravale laulule, mis püsib populaarne vaid lühikest aega, samas kui teised, nagu Walesi laulja Bonnie Tyler, jäävad tööstuse ikoonideks aastakümneteks pärast oma esimest hitlaulu. Tyler, kelle päris nimi oli Gaynor Hopkins, sündis 1951 aastal Walesis, Swansea linna Skeweney külas. Juba teismelisena mõjutasid teda võimsad naislauljad nagu Tina Turner ja Janis Joplin, ning ta hakkas püüdlema laulja karjääri poole. Ta esines Lõuna-Walesi pubides ja moodustas lõpuks bändi nimega Imagination. Ühel esinemisel avaldas ta muljet talendikütile nimega Roger Bell ning sai RCA Recordsi plaadilepingu. Lou, Lost in France kirjutasid tema managerid ning sellest sai tema esimene suur hitt. 1977 aastal andis ta välja oma esimese täispika albumi nimega The World Starts Tonight. Ta alustas tuuritamist, kuid sai peagi aru, et pikad perioodid teel ja lakkamatu tuuritamine hakkasid tema tervist mõjutama. Tal olid valest laulmistehnikast tekkinud häälepaalte sõlmed ning ta otsustas läbida operatsiooni, et need eemaldada. Talle soovitati pärast protseduuri 6 nädalat vait olla, kuid ühel hetkel pettumuse tõttu karjus ta, mis muutis tema häält igaveseks. Sellest päevast alates muutus tema hääl kähedaks, mille poolest ta kuulsaks sai, ja see tuli esmakordselt ilmsiks tema järgmisel albumil Heaven, mis ilmus samal aastal. Tema järgmine singel It's a Heartbreak sai ülemaailmseks hitiks ning seda saatnud album müüs USAs üle 500 000 eksemplari. Pärast seda hakkas tal tekkima tunne, et tema muusika on jäänud toppama ning ta otsustas hakata koostööd tegema legendaarse produtsendi Jim Steinmaniga. Tema järgmine album, Faster Than the Speed of Light, tõusis otse Ühendkuningriigi edetabeli esikohale ning temast sai superstaar. Järgnes võib-olla tema kõige ikoonilisem album, pealkirjaga Total Eclipse of the Heart. Ta jätkas selle nimiloo esitamist kogu oma karjääri jooksul ning ütles oma viimases intervjuus, et ta ei tüdinenud selle laulmisest kunagi päriselt. Ta esines edasi filmide heliradadel, videomängudes ja telesaadetes koos teiste artistidega nagu Tina Turner ning kaverdas hiljem ka mõningaid oma lugusid, saavutades sellega suurt edu. 2026. aasta veebruaris andis Tyler intervjuu Lorraine Kellyle Suurbritannia ITV kanalit, kus ta ütles, et talle meeldib endiselt see, mida ta teeb ning ta ootab põnevusega oma uue tuuri algust Suurbritannias. Ta lisas, et võib pärast tuuri lõppu veidi tempot maha võtta ning kordas, et tal on olnud imeline elu ja ta ei muudaks midagi. Kuid 2 kuud hiljem tuli ta viia kiiresti haiglasse, kui selgus, et tal on sooleperforatsioon. Pärast erakorralist operatsiooni viidi ta kunstniku koomasse, millest ta ärkas 15. juunil. Kuid ta oli saanud nakkuse. 8. juulil suri ta 75-aastaselt, jättes paljud oma fännid šokiseisundisse. Number 7. Paljud inimesed peavad Heath Ledgerit oma põlvkonna üheks suurimaks näitlejaks, kuid mitte kõik ei tea, et tema näitlejakarjäär mõjus tema tervisele tõsiselt halvasti. Sellest hoolimata ütles ta oma viimases intervjuus, et ta elas iga päev hetkes ja armastas endiselt oma valitud ametit. Ledger oli pärit Austraaliast Perthist, kus ta sündis 1979 aastal.
Ta leidis armastuse näitlemise vastu põhikoolis käies ning 17-aastasel kolistas Sydneysse, kus hakkas tõsiselt näitlejaks saamise nimel töötama. Ta sai oma esimese rolli seriaalis Kodus ja võõrsil, pärast mida võttis ta vastu väiksemaid rolle filmides nagu Two Hands. Ta tegi oma esimese esinemise Hollywoodi filmis 1999 aastal komöödias 10 asja, mida ma sinu juures vihkan. Ja peaaegu üleöö sai tal miljoneid fänne. Hiljem tunnistada, et kartis jääda sama tüübiliste rollide lõksu, mistõttu hakkas ta proovima rolle filmides, kus ta sai kehastada erinevaid tegelasi. Ta sai rolli Ameerika iseseisvussõja sõdurina Mel Gibsoni filmis Patriot ja rulatajana filmis Dogtowni isandad. 2006 aasta filmis Com kehastas ta illegaalsete ainete sõltlast ning pärast rolli filmis Brokebacki mägi nomineeriti ta Kuldgloobusele ja Oscari parima meesnäitleja kategoorias. Sellele järgnes roll, mida paljud Ledgeri fännid pidasid tema kõige ikoonilisemaks esituseks. Ta valiti Jokeri rolli 2008 aasta Batmani filmis Pimeduse rüütel, mis mõjus tema vaimsele ja füüsilisele tervisele rängalt. Oma viimases intervjuus, mis toimus 2007 aasta septembris Chuck Kratziga, keda tuntakse paremini kui Chuck the Movie Guy, rääkis ta oma peatselt linastuvast filmist. Ma ei ole seal on Bob Dylani eluloofilm, kus ta mängis Robbie Clarki, väljamõeldud tegelast, keda inspireeris Dylani egoistlik külg. Ta ütles, et roll oli tegelikult pakutud teisele näitlejale, kes otsustas loobuda, pärast mida Ledger küsis, kas ta võiks tema koha üle võtta, kuna ta soovis projektis osaleda. Ta rääkis Dylani elu ja isiksuse müstikast ning sellest, et eluloofilm oli kirjutatud nii, et see avaldaks Dylanile austust, mitte ei keskenduks ainult tema elu negatiivsetele külgedele. Higi ei oleks osanud arvata, et see jääb tema viimaseks intervjuuks enne tema traagilist surma või et I'm Not There jääb viimaseks projektiks, milles ta osaled. 22. jaanuaril 2008 leidsid tema majapidaja ja massöör Ledgeri New Yorgis tema voodis teadvusetuna. Nad kutsusid kiirabi, kuid kui meedikud 20 minutit hiljem saabusid, oli ta juba surnud. Leiti, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga, kuna ta oli kogemata võtnud liiga palju talle unetuse, ärevuse ja hingamisteede infektsiooni vastu välja kirjutatud ravimeid. Uudis temast surmast raputas kogu tööstust ning mitmed näitlejad ütlesid hiljem, et see pani neid oma elusstiili paremaks muutma. Ledgeri nime mainitakse sageli koos teiste traagiliste näitlejatega nagu James Dean ja pole kahtlustki, et tema pärand elab edasi veel paljude põlvkondade jooksul. 6. kood. Kui kuulus näitleja Brittany Murphy suri, jäi palju küsimusi vastuseta, sest tema haiguse ja ravi asjaolusid peeti väga ebatavalisteks. Ta saavutas esimest korda edu näitlejana, kui sai 14-aastasel püsiva rolli komöödiasarjas Drexeli klass. Ta tegi oma karjääris läbimurde, kui sai rolli filmis Clueless koos Alicia Silverstone'iga. Ja pärast seda sai ta veelgi suuremaid rolle. Murphy sündis 1977 aasta Atlantas, Georgias, isale, kes oli organiseeritud kuritegevusega seotud ja veetis sageli aega vanglas. Tema ja tema ema otsustasid selle elu selja taha jätta ning kolisid, kui ta oli 2-aastane Edisonisse, New Jersey osariiki. Siin avastas ta armastuse esinemise vastu ning kui ema mõistis, et tal on annet, pani ta tütre Vern Fowleri tantsukooli, mis asus Koloonias. Ta sai vajaliku koolituse, et jätkata näitlejanna karjääri ja 12-aastaselt valiti ta mitmetesse reklaamidesse. Ta tundus loomulikult sobivat situatsiooni komöödiatesse ning esines nii Murphy Brownis kui ka Poiss kohtub maailmaga, mis mõlemad olid omal ajal väga populaarsed saated. Tema ja ta ema kolisid seere Los Angelesse, kus ta valiti rolli sarjas Drexeli klass. Ta sai oma läbimurde rolli filmis Clueless 1995 aastal ning oli lõpuks saavutanud oma unistuse saada kuulsaks filmitäheks. Järgnes rida menukaid filme, sealhulgas Tüdruk katkestatud ja 8 miili. Ta andis oma hääle tegelastele sarjas King of the Hill ja filmis Õnnelikud jalad, kuid ajaks, mil ta mängis põnevikus surnud tüdruk, hakkasid fännid märkama, et tal oli emotsionaalselt raske ning ta oli justkui kaotanud osa oma kirest karjääri vastu. Ta mängis veel mõnes filmis, kuid tema elu ei olnud enam rööpas, sest ta vallandati 2009. aastal filmi Helistaja võtteplatsilt, kuigi ta ise eitas, et tema leping oleks lõpetatud. Tema abikaasa Simon Monjak võitles terviseprobleemidega ja pidi haiglasse sattuma, mis avaldas talle veelgi suuremat survet. Hiljem tuli välja, et ta vallandati halva suhtumise tõttu võtetel ning seetõttu, et ta ei ilmunud mitmel korral võtteplatsile, kui teda seal vajati. Tema viimane intervjuu toimus filmi Üle koridori esilinastusel.
Ta rääkis oma rollist filmis ja kiitis intervjueerijad küsides, kas tal võiks järgmises elus olla samasugused juuksed. Selle aasta 20. detsembril olid Murphy ja Monchak oma kodus Los Angeleses, kui tal hakkasid hingamisraskused. Ta läks õue värsket õhku hingama ja ütles oma emale, et tunneb end halvasti ning arvab, et on suremas. Nii tema kui ka Monchak olid mõlemad oma tervisega hädas ning paljud usuvad, et nad ootasid liiga kaua, enne kui otsisid meditsiinilist abi. Samaan päeval kukkus ta kodus kokku ja tema ema kutsus kiirabi. Ta viidi meditsiinikeskusesse, kus talle anti ravi, kuid ta suri siiski. Selgus, et ta põdes kahepoolset kopsupõletikku, mis jäi ravimata ja on spekuleeritud, et maja sees olev hallitus võis olla üks mõjuteguritest. Number 50. Tavaliselt tuleb šokina, kui mõni kuulsus ootamatult sureb, kuid see ei olnud nii näitleja James Van Der Beeki puhul, kellel diagnoositi vahetult enne surma jänesoolevähk. Ta sündis 1977 aastal Cheshire'is, Connecticutis ja leidis oma armastuse näitlemise vastu juba põhikoolis, kui ta valiti etendusse Joosep ja tema imeline värviline rüü. 15-aastaselt kolis ta New Yorki, kus ta valiti näidendisse Päikese otsingul. Õppis Cheshire'i akadeemias ja 1995 aastal tegid oma filmidebüüdi täiskasvanuks saamise komöödias Angus. Pärast seda astus ta Drew ülikooli, kus liitus ainult meestest koosneva a cappella grupiga, kuid katkestas õpingud pärast seda, kui ta valiti telesarja Dawsoni oja, mis tegi Van Der Beeki üldtuntuks. Seri oli tohutu edu ja kestis 6 hooaega, pärast mida ta mängis filmis Varsity Blues, mis samuti sai kõrgeid hinnanguid. See tõi talle MTV filmi auhinna parima meesnäitleja läbimurde eest ning sellele järgnesid mitmed filmirollid, sealhulgas esinemised filmides Õudne film, Jay ja Vaikne Bob vastulöögil, Texas Rangers ja Ameerika psühhopaat. Järgnes õudusfilm Katk ja mitmed teleesinemised sarjades nagu Inetu Betty, Kuidas ma kohtasin teie ema ja Kriminaalsed mõtted. Ta sai ka rollid häälnäitlejana animasarjas Vampiriina ja Studio Ghibli filmi Taevalos ingliskeelses dublaažis. 2009. aastal osales ta saates Tantsud tähtedega, kus ta jõudis poolfinaali koos oma partneri Emma Slateriga. 2023 aasta lõpuks diagnoositi James Van Der Beekil vähk, kuid ta otsustas selle diagnoosi hoida saladuses kuni järgmise aasta novembrini. Kirby uudiste avalikustamisel ütles ta, et on astunud samme oma terviseprobleemidega tegelemiseks ning hiljem selgus, et ta kasutas nii traditsioonilist kui ka holistilist meditsiini. See mõjutas tema rahalist seisu ning 2025 aastal hakkas ta oksjonil müüma esemeid sarjast Dawsoni oja ja filmist Varsity Blues, et aidata katta oma ravikulusid. Oma viimases intervjuus, mis toimus sama aasta detsembris, rääkis ta oma võitlusest haigusega ja ütles, et tunneb end palju paremini. Ta oli mõistnud, kui tugev ta tegelikult on, kui ta oma diagnoosiga toime tuli. Ta lisas, et haigus oli üks parimaid asju, mis temaga kunagi juhtunud on, sest see sundis teda muutma teatud eluvaldkondi, millega ta muidu poleks kunagi tegelenud. Ta muutis oma toitumist ja lisas, et hakkas elama hetkes. Van Der Beek kiitis ka oma naistoetuse eest, mida ta oli talle osutanud ja omistas oma elus püsimise just temale. 2026 aasta 11. veebruaril kaotas ta haiguse vastu peetud võitluse ja suri 48-aastaselt. Tema perekond on sellest ajast alates alustanud GoFundMe kampaaniat, millega on kogutud tema pere toetuseks ligi $3 miljonit. Number 4. Lisa Left Eye Lopez, kes oli pärit Philadelphiast, sai kuulsaks lauljaks, kui ta liitus R&B grupiga TLC, kus ta oli peamine loominguline jõud. Ta mitte ainult ei kirjutanud paljusid nende laule, vaid kujundas ka osa nende kostüümidest ja mängis suurt rolli nende muusikavideote kujundamisel. Ta sai hüüdnimel Left Eye pärast seda, kui tema sõber Michael Bivens ütles talle, et talle meeldib tema vasak viltune silm. Grupi esimene album müüs 6 miljonit eksemplari ja neist said üleöö R&B staarid. Pärast seda edu hakkas Lopez kohtamas käima Andre Risoniga, kes mängis tol ajal jalgpalli Atlanta Falconsi eest. Suhe muutus aga peagi kibedaks ja 1993 aasta septembris süüdistas ta teda kallaletungis, kui nad elasid Rissooni majas. Lopezil oli probleeme alkoholisõltuvusega ja 9. juunil 1994 viskas ta mitu tema kallist tossupaari vanni ning pani need põlema, et kätte maksta nende vahel puhkenud tüli eest. Selle tulemusena süttis vain põlema ja peagi süttis ka ülejäänud maja.
Ta ei olnud aru saanud, et uus vann, mis asendas marmorvanni, mille ta samuti põlema pani pärast seda, kui tabas ta teise naisega, oli valmistatud klaaskiust, ega osanud seetõttu arvata, et see võiks tuld võtta. Lopezile esitati peagi süüdistus süütamises ning ta pidi maksma $10,000 suuruse trahvi ja kandma 5-aastast katseaega. Siiski jätkasid tema ja Risen kohtamas käimist, kuigi nende suhe jäi veel mitmeks aastaks tormiliseks. TLC teine album oli Lopezi poolt palju vähem mõjutatud, kuna ta pidi selle kirjutamise ajal minema võõrutusravile. Nende kolmas album müüs üle maailma rohkem kui 14 miljonit eksemplari. Aga see tähendas Lopezi jaoks TLC's osalemise lõppu, kuna ta tundis, et ei saa lauljana end teostada. Teda ei olnud enam grupi lauludes esile tõstetud ja mõnel juhul ei laulnud ta üldse kaasa. See tõi kaasa tüli Lopezi ja teiste liikmete vahel ning ta asutas Left Eye Productionsi, mis otsis uusi talente. Ta muutis oma hüüdnimeks NIN, Nina või Nina, mis tähendas New Identity Not Applicable. Uus identiteet ei ole kohaldatav. Pärast seda esines ta mitmete tuntud artistide lauludes, nagu Melanie C, Donell Jones, NSYNC, Toni Braxton ja Keith Sweat ning paljud teised. Ta andis välja sooloalbumi pealkirjaga Supernova, mis sisaldas laule tema isast, suhtest Riseniga ning varem avaldamata dueti Tupac Shakuriga. 2002. aastal kavatses ta välja anda teise stuudioalbumi, kuid tal ei õnnestunud seda enne oma surma valmis saada. Oma viimases telesaates antud intervjuus selgitas Lopez, et TLC-ga töötades jääb ta tuntuks kui Left Eye, kuid kõik tema muu looming peaks ilmuma Nina nime all. Ta lisas, et loodab tuua rahuliku õhkkonna uude plaadifirmasse, millega ta oli lepingu sõlminud. 2002. aastal reisis ta koos oma venna, õe ja produtsentidega Honduras'es asuvasse tervenduskülla. Ta filmis ka dokumentaalfilmi Hondurasest ja selle kultuurist, mis avaldas talle sügavat mõju. 25. aprillil 2002 sõitsid Lopez ja tema külalised rendiautoga, kui ta kaotas sõiduki üle kontrolli. Auto rullas mitu korda üle katuse, visates mitu tema kaasreisijat autost välja ja kuna ta ei kandnud turvavööd, kaotas ta koheselt elu. Lopez oli ainus ohver selles õnnetuses ning õnnetuse kaadreid kasutati hiljem dokumentaalfilmis Last Days of Left Eye. Number column. Kui keegi annaks sulle nõuande, naudi iga võileiba, võib see tunduda naljakas, kuid nii see polnud rocklaulja Warren Zevoni viimases intervjuus, kui ta selle lause ütles. Oma viimases intervjuus, kus ta rääkis sellest, kui vähe aega tal pärast vähidiagnoosi elada oli jäänud. Keskkoolis moodustasid Zeven ja tema sõber Violet folk-rock-bändi Line ja Sybil. Nende esimene singel, Follow Me, jõudis Billboardi pop-edetabelis 65. kohale, kuid kui nende Bob Dylani loo If You Gotta Go, Go Now cover ei avaldanud muljet, otsustas Zeven soolokarjääri kasuks. Selles töös tegutses ta stuudiomuusiku ja reklaamimuusika kirjutajana. Ta andis välja oma esimese sooloalbumi Wanted Dead or Alive 1970 aastal, kuid see ei müünud nii hästi, kui ta oli lootnud. Ta naisis stuudiotöö juurde ja käis tuuril Everly Brothersiga klahvpilli mängijana. 1975 aastaks oli ta oma karjääri vähese edenemise tõttu pettunud ja kolis Hispaaniasse. Seal mängis ta väikeses baaris, kuid järgmisel aastal naasis ta Los Angelesse, kus jagas elamist Fleetwood Maci liikmetega. Nad aitasid kaasa Zevoni esimesele suurplaadifirmalt ilmunud albumile koos Eagersi liikmete Linda Ronstadti ja Bonnie Raitt'iga. 1976 aastal andis ta välja albumi Warren Zevon, mida paljud peavad tema parimaks. Laulusõnad käsitlesid tema võitlust sõltuvusega, tema suhet Marilyn Livingstoniga ja Los Angelese elu ebameeldivaid külgi. Excitable Boy, Zevoni 1978 aasta album oli ilmselt tema kõige eduka, kuna sellel oli laul Wake Up Little Susie, mida hiljem esitasid ka Everly vennad. Pärast oma järgmise albumi läbikukkumist langes Zeven taas alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisse ning ta ei loonud mitu aastat uut muusikat. Pärast võõrutusravil viidinist sai ta oma sõltuvustest üle ja andis 1987 aastal välja albumi Sentimental Hygiene. Mitmes intervjuus ütles Zeven, et talle ei meeldi arstidega konsulteerida, kuna ta kardab neid. Kuid 2002. aastal, kui ta osales Edmonton Folk Music Festivalil, kurtis ta peapööritust ja tal tekkis köha. Lõpuks käis ta arsti juures ja tal diagnoositi vähk, mis põhjustas tagasilanguse. Arvatakse, et vähk oli tingitud tema lapsepõlvest, mil ta mängis oma isa vaibapoe pööningul, kus oli asbest.
Ravi asemel otsustas ta hakata salvestama oma järgmist ja viimast albumit The Wind koos mitmete tuntud artistidega nagu Bruce Springsteen, Joe Walsh, Tom Petty ja Don Henley. 30. oktoobril 2002 ilmus Stevens saatesse The Late Show with David Letterman oma viimasele intervjuule. Ta esitas mitu oma laulu ja tunnistas, et oleks pidanud elu jooksul palju sagedamini arsti juures käima. Siis andis ta nõu nautida iga võileiba. 7. septembril 2003 suri ta oma haiguse tagajärjel, mis tõi kaasa austusavaldusi kirjanik Stephen Kingilt ja Bruce Springsteenilt ning paljudelt teistelt, kes peavad Stevenit oma valitud žanri legendiks. Number 2. Oma viimases intervjuus 2017 aastal ütles kuulus muusik Tom Petty, et tal ei ole plaanis pensionile jääda, kuna ta tundis, et uuritamine ja muusika kirjutamine aitavad tal noorena püsida. Ta suri vaid mõni päev hiljem, mis šokeeris tema fänne. Lapsepõlves oli Pettyl raske oma isaga läbi saada, kuna isa ei suutnud leppida sellega, et ta oli vaikse loomuga ja huvitatud kunstist. Selle tulemusena isa sõimas teda sageli ilma põhjuseta ja mõnikord ka ründas teda. 1974 aastal abiellus ta Jane Benyoga ja neil sündis 2 last. 2 aastat hiljem alustas ta koos Mike Campbelli ja Ben Montenchiga bändi nimega The Epics, kuid neil ei õnnestunud muusikamaailmas läbi lüüa. Seejärel otsustas Petty alustada soolokarjääri, kuid tema ja tema endised bändikaaslased moodustasid bändi The Heartbreakers. Pärast debüütalbumi ilmumist tuuritasid nad Ühendkuningriigis, kuid nende teine album You're Gonna Get It läks palju paremini ja jõudis esi-40-sse. Nende 3. album müüs peaaegu 2 miljonit eksemplari ja nende 4. album Hard Promises avaldas samuti fännidele muljet ning saavutas plaatinaplaadi staatuse. Näen siit välja veel 3 albumit, Long After Dark, Southern Accents ja Let Me Up, mis kõik olid edukad. Petty liitus seejärel ansambliga The Traveling Wilburys koos Bob Dylani, Roy Orbisoni, Jeff Lynne ja George Harrisoniga ning mitmes nende laulust said kohesed hitid, mida mängitakse tänaseni raadiojaamades üle kogu maailma. Tema esimene sooloalbum ilmus 1989 aastal ning sellel lõid kaasa mitmed The Traveling Wilburysi liikmed ja teised artistid nagu Ringo Starr ja Jeff Lynne. Pärast mitmeid järgnevaid albumeid pöördus Petty näitlemise poole ning tegi oma debüüdi komöödiadraamas FM. Ta esines ka filmis Made in Heaven, Gary Shandlingi saates ja Larry Sandersi saates. 1997 aastal esines ta filmis Postiljon ning 2002 aastal osales ta ühes Simpsonite episoodis ja sai korduva rolli animasarjas Mäekuningas. Pärast lahutust jäi ta sõltuvusse narkootikumidest, kuid oma tüdruksõbra Dana Yorki abiga suutis ta taastuda. Paar abiellus 2001 aastal ning seejärel hakkas ta tegelema transcendentaalse meditatsiooniga, mida ta pidas väga kasulikuks. 2017 aasta septembris andis ta oma viimaseks jäänud intervjuu, öeldes, et ta on elevil, et saab taas muusikat salvestama hakata. Ta lisas, et paljud inimesed olid talle soovitanud vähemalt mõneks ajaks töö tegemisega hoogu maha võtta, kuid ta ei suutnud seda aksepteerida. Ta ütles, et kui ta ei töötanud aktiivselt mõne projekti kallal, tundis ta end eraldatuna, sest tal oli elus vaja eesmärki. Äge ta tunnistas, et kui mõni tema Heartbreakersi bändikaaslastest haigestuks või sureks, lõpetaksid nad tõenäoliselt tegevuse. Selle aasta 1. oktoobril leidis York Petty nende kodus teadusetuna ja reageerimatuna. Ta viidi kiiresti Santa Monica UCLA meditsiinikeskusesse. Ta viidi elutoetusele ja suri lõpuks järgmisel päeval. Selgus, et oli kogemata võtnud liiga palju talle määratud ravimeid ja et ta jättis operatsiooni tegemata, kuna oli liiga hõivatud tuuritamisega. Number 8. Tuntud inglise näitekirjanik Dennis Potter sündis 1935 aastal Gloucesteri Forest of Deanis. Ta kasvas üles söekaevurite perekonnas. Kui ta oli 10-aastane, elas ta läbi ränga katsumuse, mida ta hiljem oma kirjutistes sageli mainis. Ta alustas oma kirjanikukarjääri ajalehes Daily Herald, kuid 1960 aastal avaldas ta oma esimese raamatu nimega Sädelev kirstu. See sisaldas tema mõtteid Inglismaal toimuvate muutuste kohta ning tema teine raamat, Muutuv mets, elu tänapäeva Deani metsas, keskendus meedia mõjule Briti avalikkusele. Pärast seda esines ta sketši saates That Was the Week That Was. Ja 1964 aastal sai temast tööpartei kandidaat Hertfordshire Eastis Derek Walker-Smithi vastu.
aga ta vihkas poliitilist protsessi nii väga, et jättis isegi enda poolt hääletamata ning lõpuks ei olnud tal edu. Selle asemel hakkas ta keskenduma televisiooni näitekirjanikuks saamisele ning 26-aastaselt diagnoositi tal psoriaatiline artropaatia, mis põhjustas tema liigestes artriiti. Tal diagnoositi ka psorias, kuid ta jätkas oma karjääriga siiski edasi. Ta debiteeris televisiooni näitekirjanikuna teosega Enesekindluse kursus 1965 aastal. Kuna see sisaldas mõningaid detaile Dale Carnegie instituudi kohta, ähvardati teda kohtuasjaga. Tema järgmine teos, pealkirjaga Alice, kirjeldas Lewis Carrolli ja Alice Liddell'i suhet, kes oli Carrolli raamatu Alice imedemaal inspiratsiooni allikas. See pälvis mõningast kriitikat liigse sensatsioonilisuse eest, peamiselt Carrolli perekonnalt. Seejärel kirjutas ta hästi vastu võetud teoseid, sealhulgas Tõuse püsti, Nigel Barton ja Hääleta Nigel Bartoni poolt. 1981 aastal nomineeriti Potter Oscari parima mugandatud stsenaariumi kategoorias oma stsenaariumi Paddies from Heaven eest, mis oli tema esimene filmistsenaarium. Seejärel kirjutas ta stsenaariumi filmile Väävel ja tõrv, mis pälvis USA's palju tähelepanu, kuna näitlejate hulka kuulus ka laulja Sting. Film ise ei jätnud siiski erilist muljet, kuid tema stsenaarium filmile Gorky Park tõi Potterile Edgari auhinna, mille andis üle Ameerika müsteeriumikirjanike gild. 1985 aastal kirjutas ta stsenaariumi miniseriaalile Õrn on öö ning kasutas oma psoriaasi diagnoosi inspiratsioonina 1986 aasta teosele Laulev detektiiv. Teleseriaal Mustad silmad ei avaldanud muljet ja pälvis isegi kriitikat, mistõttu Potter otsustas mõneks ajaks televisioonist taanduda. Ta jätkas stsenaariumite ja filmistsenaariumite kirjutamist, kuid kuna tema projektid ei avaldanud muljet, hakkas tal tulevaste tööde jaoks toetuse leidmisega raskusi tekkima. Viimane film, millele ta kaasa aitas, oli 1994 aasta film Keskööfilm, kus Potter kasutas 500 000 naela oma raha, kuid see ilmus alles pärast tema surma. Potter andis oma viimase intervjuu 1994 aasta märtsis pärast seda, kui tal diagnoositi maksavähk ja kõhunäärmevähk. Ta rääkis sellest, kuidas ta pärast diagnoosi elab täielikult hetkes ning ütles, et soovib lõpetada oma 2 viimast projekti, Cold Lazarus ja Karaoke, mille ta jõudiski enne oma surma sama aasta 7. juunil valmis teha. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituste kella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Tai Nots ja kohtume järgmises videos.